no nii, tervist. Me oleme täna Tartus ja ma ei tea, kes jälgivad meie saateid, siis seal ma rääkisin, et nooruse viis Tartus, see on siis nende ühikate juures, meditsiinikool ja mis siin on. Et siin oli muide Tartu Kunstikooli ühikas ka, ma ei tea, kas siiamaani, kas on või ei ole. Aga me alustame täna, tead millega, me teeme lapiga ennem kõik masinad puhtaks, enne kui me siin üldse alustame midagi, sellepärast, et vihma sadas, hullus sadas vihma ja ma olen nagu lapimees ja samal ajal ma ka nagu vaatasin juba, et näiteks mingi selline asi, me jõuame ju need kõik üle vaadata, aga kõik masinad tõmbame üle, sellepärast, et päris korralik padukas tuli ja tegelikult siin on keegi käinud, jalajäljed on juba olemas niimoodi, et põhimõtteliselt nii kui vihm otsa sai, oli keegi siin platsis. Mõne asja puhul ma jään nagu praegu, see on seljapink, selle tõmbame lapiga puhtaks. Ma ei tea, ma jätan selle lapi, ma jätan siia ja siis me hakkamegi otsast pihta, meil on täna niivõrd äge päev. Ma mõtlesin kogu aeg selle Nooruse tänava välijõusaali peale, ma tulin siia enda mingi sugulane oli siin, lõpetas kõik oli rahvas, olid lilledega ja siis ma sealt poolt kuskilt parkla poolt tulin, vaatasin, mingid vanad teevad trenni, et selline hästi huvitav kontrast oli, et mingid tüübid on siin lilledega ja ülikondadega ja siis mingid vanades kaltsudes mingi vana pumpab. Aga vaatame üle, mis meil siin on. Näed, seesama aparaat, näita sedasama. Seda ma ei ole sellisel kujul sellist konstruktsiooni näinud. See on nüüd see osa, kus sa saad kogu keha ilusti lahti, tõmbab siit selle tsentrumi töösse. Vaatan, kas neil on mingi erinevus. Ma arvan, et ei ole. Ei, ainult see käsikute kõrgus, ehk siis siin saaks tegelikult vabalt mingi laps teha. Kusjuures tegelikult, kui ma nüüd päris aus olen, siis ma ütlen niimoodi, et erinevatel kõrgustel, kus ma need käed hoian, ma tunnen ka seda kesktelje tööd erinevalt. Et jällegi selline tasub proovida, et sellega on tegelikult üsna hea enda kogu see ihu ilusti lahti kangutada, eeldused enne, kui jooksid või ma ei tea, mis sa tegid. Nii, vot see masin. Iga masina puhul tasub olla hästi ettevaatlik. Ja vot siin ka, kes on meie saateid vaadanud, siis osadel nendel jalamasinatel, selle tallamisel, seal ei ole nagu, seal on pidur peal. Aga siin sa saad teha päris sügavale, ma ei tea, kas ta päris spagaati laseb sul teha, aga ma arvan, see spagaadi puhul tuleb see konstruktsioon ette. Aga iseenesest jällegi jalg, reie tagaosa, reie tuhara osa, kõik neli pead, kõik saavad tööd. Ja ma selle asja siin nüüd puhtaks tegin. Vot siin on nüüd see osa, et ma eeldan, et see peaks tegelikult siin tugevamalt maa küljes kinni olema. No nii. Aga töötab, väga hästi töötab. Hopp ja tagasi. Ma ise eelistaksin seda sügavust rohkem ja ma tunnen, selg paisub. Ma teen iga liigutuse ajal, ma mõtlen pingsalt, kust ma saan omale uue särgi, sest see valge särk iga liigutusega läheb järjest kitsamaks. Et tegelikult tahaks mingit saate teha, kus mul lihtsalt särk rebeneb seljast ära. Väga hea töö, väga hea masin, et ma ei saa sulle öelda, kui palju sa peaksid seda tegema, aga selline venitus iseenesest, sul on mingid klapid peast, kuulad mingisugust muusikat või asja ja miks mitte. No nii, seda masinat ma siin juba puhastasin ja see oli ka masin, mis ütlen peale vihma, keegi oli seda teinud. Seljamasin, mingi raudselt mingi karupoeg on siia pannud mingi 100 kilo peale, ei ole, kui sul kerge raskus on tegelikult. Nii, ilusti surud rinna vastu seda pinki, tõmbe ja vead ülesse. Tõmbe ja vead üles ja väga äge seljamasin. Mina ise eelistaksin pigem hoida laiema haardega, et see seljavenitus oleks nagu suurem. Et samas on neid, kes teevad kitsalt, ei saa ka kätt ette panna, oluline ongi, et sa liiguksid. Sa võid ka teha niimoodi, et kitsalt lähed järjest laiemaks, ja vaheldus ja töö käib igal juhul. Et siin on ka kõik õpetused olemas, kogu see masin on tugevalt maa küljes kinni. Väga hea, need on siis need Omnitsimi masinad. Need me oleme Eesti erinevates nurkades näinud ja siin on siis selline valik. Teine seljapink. Siin seda masinat ma ka nüüd puhastasin sellest veest. Laiad tõmbad ette ja lased ennast ilusti venitusse. Ja jällegi see osa, et kui sa lähed, tõstad jalad ette poole,
siis sa saad sellele seljale sügavama mõnusama venitus. Isegi kui sa niisama hoiad, ma tunnen, kuidas selg läheb järjest laiemaks, mõnus selline korralik pingutus, et mitte miski ei takista siin lihtsalt hoida teinekord. Sa hoiad kauem, paned mingi raskuse peale, lihtsalt hoiad, see on sõrmedele, ta on hea trenn ja selga venitab ka päris korralikult. Siin on võimalus ka kätega rohkem tõmmata, aga siin kätega tõmbamisel, võt siis ma lähen nii, siis ma saan selle käe liigutuse teha parem. Nii et tegelikult natukene rohkem ka piitsatööd, väga hea masin, super, julgen soovitada. Need kaks jällegi ma pean võtma siit endale selle lapi, mul on selline südamed ja ma ei tea, mingid siilipoisid, sain mingisuguse lapilaadse ja teeme selle masina puhtaks. Siis näe, vahepeal sa pead, ega täpselt nagu saaliski, et ikkagi koristama, seal mingi raskus on peal. Ma ei tea, ma panen selle siilipoisi, panen siia. Nii, ja lamades surumine. Lamades surumise puhul siis kui hea. Küünarnukid kehast kaugele eemal, surud üles ja surud alla. Ma ise eelistan teinekord tõsta jalad üles. Mis see mulle annab? Mis annab mulle jalgade üleval hoidmine? Vaata, mul on selg täielikult vastu pinki, alaselg. Rinnatreenimisel on nii, et kõige kõrgem osa saab ju koormust. Ja niipea, kui ma need jalad maha panen, ma olen näinud siis, ütleme, klassikalises lamades surumises, ma olen ka ise ju teinud jõutõstmist ja võistlustel osalenud. See ala ei ole takistus võistlustel, raskuse surumisel, suure raskuse surumisel oluline, et puusad oleks vastu pinki ja siis me näeme teinekord mingi väga kummalisi asju, kus see surumise nurk on imepisikene, vana suudab ennast ajada, nii et põhimõtteliselt alaselg ja ülaselg on omavahel koos. Et ma siis näitan selle osa ka, näed alla ja üles, aga tegelikult anatoomiliselt tõuseb ju tegelikult see rinna alumine osa kõige kõrgemale ja saab just see koormust. Aga kui ma tahan rinnatsentrumit tööle panna, siis pigem ikkagi eelistaksin jalad üles tõsta. Siin on üks oluline miinus nendele, kes tahavad suurte raskustega teha, kellelegi muljet avaldada, siis see jalgade üleval hoidmine, see on raskem, sa teed väiksemate raskustega. No nii, vaata, siin on nüüd mingisugune kumm pandud, kummitihend. See ei ole tootja poolt, see on nüüd, ma arvan, mingisuguste kohalike asjaarmastajate poolt ja raskust ei ole palju peal. Panen selle lapi siia. Kükid ja väljaasted, kordamine tarkuse ema, võib-olla keegi ei ole meie saadet näinud. Ja kui sa ei ole meie saateid üldse vaadanud, siis minu poolt kindel soovitus, vaata kõik saated järgi, näed, lähed alla ja lähed ülesse. Ütleme isegi sellisest kükist piisab. Õlgadest natuke laiem hark seis varbad välja poole. Kui sa saad sumokükki rohkem tuharale, alla ja ülesse, see on juba selline sügavam, valusam kükk. Ja sa võid ka teinekord vahelduseks teha nii, et sul on jalad koos, alla ja üles. Väljaasted, üks jalg ees, teine taga, liigud alla ja liigud üles, reie tagaosa, tuharosa, jalad suht võrdselt. Tee selle jalale samamoodi. Tehniliselt jälgi seda, et alla liikudes tagumise jala põlv on õlaga ühel joonel ja ees oleva jala varbaid näed, et selline nurk oleks. Mõlemad jalad oleks täis nurgal. Ja kui sul on töö tehtud, paned ilusti raskuse ära. Püüa neid saateid mitte väga palju venitada. Vaata, kui ma väga pikalt räägin, oot, mis meil siin nüüd on? Nii, ma pean nüüd natukene vaatama, keskenduma. Trapets, kas tõesti trapets ja jalad? Ahah. Hästi. Siin on erinevad variandid. Vot seda masinat ei ole siiani olnud mitte üheski teises Eesti saalis. Välijõusaalidest. Las see lapp olla siin. Ja vaatame nüüd üle. Siin on tegelikult lausa sa lähed kükki ja lähed üles. Sa lähed kükki ja lähed üles. Ehk siis sa saad teha sellega ka jõutõmbeid. Lähed ette ja saad teha ka seljatõmbeid ja üles. Sa saad jõutõmmet teha, jälgid jalgu selga. Siis sa saad teha üks jalg ees, siia poole, alla ja liigud üles. Liigud alla ja liigud üles. See on tänapäeval hästi populaarne harjutus. Jalg töötab hästi, teine jalg. Sa jääd alla ja liigud üles. Siin peab jälgima täpselt, kuidas see jalg, kui pikalt ta sul ees või väljas on. Ja muidugi üks hea harjutus, trapets. Õlad. Sa tõstad õlad üles, hopp ja tagasi. Hopp ja tagasi.
väga äge lahendus. Vot see masin suutis meid üllatada päris korralikult. Ja üks pink on veel jäänud. Aga tegelikult me enne tulime, vaatasime, mingi tüdruk tuli linna poolt. Siis tuli siia, tegi natuke kõhtu, ühe seeria ja siis liikus kuhugi sinnapoole edasi. Et tegelikult müts maha. Nii. Ma arvan, et see tüdruk, kes siin enne kõhtu tegi, ta ei oleks öösel magada saanud, kui ta selle kõhuliase seeria ära ei oleks teinud. Ja ma näitan, mida ta tegi. Ta tuli siia, võttis siis selle stardi asendi, ta kõverdas jalad ja tagasi. Mis iseenesest ei ole üldse halb, kõverdad tagasi üles ja kõhulihas töötab. Aga kui sa tahad võib-olla natukene rohkem koormust kõhule, siis proovi nii teha, et jalad on kogu aeg kergelt kõverdatud, nad on kogu aeg sellise ühe nurga all. Et sa mitte ei kõverda jalgu ja tagasi, vaid jalg on juba kogu aeg kõverdatud ja sa töötad kõhu ja võid külgedele liikuda. Hop, näed, ja tsentrumis. Nii, see nüüd on kõhuosa. Kõhuosa sa saad teha ka seal selle kangi rippes, sinna vaatame pärast viimasena. Aga siin on ka veel üks harjutus, kus töötab triitseps. Sa liigud alla, sa liigud ülesse, alla ja ülesse. See, kuidas sa neid jalgu hoiad, võib-olla niimoodi, see on selline klassikaline selle võistluste tasemel, siis, kus see keha väga palju ette ei lähe. Samas jällegi, kui sa selle keha lased ette, lähed sügavale, hop, ja tagasi, siis tegelikult ka rinna alaosa saab päris hea koormus. Ja siis on veel üks asi. Siin on siis erinevad võimalused teha lõuatõmbeid, kas kitsalt, hop, hop, või laialt, hop ja tagasi. Et sellised võimalused on siin olemas. Vaatame kiirelt üle, mis me siin teha saime. Lõuatõmbeid, selga sai siin saalis kõige rohkem teha. Tõmbeid, laiad tõmbeid, jõutõmbed, kõik said siin tehtud. Nii et tegelikult ma võin öelda, et ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, et see on Lõuna-Eesti parim selja tegemise välijõusaal. Et kui me selle võtame aluseks, jõutõmbed ja seljatõmbed, seal on laiad tõmbed, kitsad tõmbed, siis tegelikult ülikõva. Jalgadele saab siin väga hea koormus. Kükid väljaasted, siin samamoodi siis jalaharjutus, säärt sa saad teha koos kükkidega, kus sa teed, siis vaatame, näitan selle sääre osa ka üle tegelikult. Nii. Ehk siis paneme selle luku maha. Nii, stardi asend, lähed alla ja tõused varvastele. Ja tõused varvastele. Sa võid niimoodi teha, et jalad on otse, võid teha nii, et kannad on koos või siis kannad on väljapoole sellisel kujul või sellisel kujul töötab siis see sääre väliskülg paremini. Kuulge sõbradega, mul on tegelikult jumala hea meel, et me siia täna tulime proovima. Peale vihma, oligi Taiks mulle, Tank helistas mulle, ütles, et kuule, ei tea, kas teeks täna äkki, kui vaataks, prooviks mingisugust masinat ja mingisugust saali tutvustada. Et aga ei tea, et vihm hakkab sadama, peale vihm ongi väga hea, et just me näitame laivis, mõnikord tahame niimoodi teha, et rahed tuleb, suured rahed, eratükid ja siis mul on kiiver peas ja ma möllen ja higistan ja verd jookseb ja et emotsiooni, et see müüb, aga ise asi muidugi, ma võin pärast treeni lõpuks nagu verest tühjaks joosta, et see on jällegi sellega plussid ja miinused. Kuulge sõbrad, proovige, katsetage, kui te näete mingisugust saali, see on teie kodukoha lähedal või ei ole kodukoha lähedal. Vaata, ma alati ütlen, et kui sa lähed kuhugi sõitma, siis seal on jällegi see teema, et nagu ma olen USA-s näinud ja Poolas. Okei, ma olen perega. Mul on põhimõtteliselt lühikesed riided olemas. Hommikupoole näiteks. Hotellist või kuskil leiad mingi saali ja hakkad tegema. Aga millega sa pead arvestama? Sa pead arvestama, et sa pead pärast minema pessu, sul peavad olema puhtad riided, sellepärast, et kui on niisugune palavam ilm, nagu täna keskpäeval oli, siis see on jällegi see osa, kus sellise aisupomminana sa väga palju ei saa nagu toimetada. Nii et mõtle alati läbi, et kas sul on piisavalt palju võimalusi, ka peale trenni on elu. Enne trenni samamoodi. Igal juhul sõbrad, katsetage, proovige minu poolt sellele saalile ainult 2 pöialt. Ja vaadake, mida visad vennad veel teevad, jälgige meie vanasid videosid, analüüsi, kui küsimusi, viimasel on hästi paljud hakanud küsima, kommenteerima. See, ma ütlen, sõbrad, ma näitan teile. Silma võtab märjaks. Aga järgmiste kohtumistele, olge tublid!